Tere tulemast tagasi! Järgmiseks me vaatame lähemalt klassi arutelusid. Kiva programmi tundides kasutatakse klassi arutelusid päris palju, nii eraldi arutelu formaadina kui ka tegelikult erinevate tegevuste kas sissejuhatamisel või kokkuvõtmisel. Ja nüüd me vähemalt vaatamegi mõningaid põhimõtteid, mida on hea meeles pidada klassi arutelusid korraldades ja seejärel saate vaadata ka ühte näidisvideot. Kõigepealt, milleks me neid klassi arutelusid võiksime kivatundides kasutada? Kuna kivatundides toimub koosõppe, tegutsedes õppe, on ääretult oluline, et meil oleks võimalus välja selgitada erinevate õpilaste erinevaid arvamusi ja sealjuures ka normaliseerida seda, et arvamus on arvamus, meil on kõigil õigus oma arvamuseks ja erinevad arvamused on väga teretulnud. Ja kui me kõik arvaksime kogu aeg absoluutselt ühtemoodi, siis tegelikult ühelt poolt võib olla elu väga igav ja ühekülgne, aga teiselt poolt on see ka ohtlik. Sellepärast, et kui me kõik arvame rõõmsasti ühtemoodi ja see ühtemoodi arvamine kipub olema äkki natukene vildakas, siis võib juhtuda, et me jätame midagi väga olulist tähelepanuta ja arvesse võtmata. Ja teine pool aruteludel on ühelt poolt harjutada iseenda mõtlemisoskust, põhjendamise oskust, selgitamise oskust ja tegelikult ka enese väljendamise oskust kui ühte väga olulist suhtlemise oskust. Ehk siis selline klassi arutelude formaadi tark kasutamine ja õpilaste nutikas juhendamine selles on üks väga hea vahend suhtluspädevuse arendamiseks. Nüüd, mis toimub kivaklassi aruteludes? Mida sa võib-olla võiksid õpetajana silmas pidada, on see, et eriti kui klass ei ole veel väga harjunud selliste suurte üleklassi arutelu formaatidena ja neil on vaja seda õppida, siis alustuseks tasub katsetada väikestes rühmades või paarides soojenemist, et anda paar hästi lühikest ja lihtsat arutelupunkti ja minut-kaks kas või paaris sumisemiseks. Et niimoodi saab ühelt poolt mõtte soojaks ja teiselt poolt suu soojaks ja hääle soojaks. Ja siis võib minna suurematesse aruteluringidesse ja keerukamate teemade juurde. Kui meil käib arutelu, siis õpetaja on see, kes arutelu algatab, annab selle algtõuke, esitab intrigeeriva küsimuse näiteks, kes seda arutelu suunab ja ohjab, ehk siis hoiab õpilasi teema juures, vajadusel küsib täiendavate tahkude kohta ja otse loomulikult õpetaja ohjeldab ka arvamuse avaldust siis, kui toimub provotseeriv arvamuse avaldus. Ja kuidas me saame seda teha, on see, et me ei hakka seda arvamust vaidlustama, vaid ütleme, et jah, sul on õigus oma arvamusele näiteks kas või. Või siis oled sa kindel, et sa päriselt ka nii arvad. Et on erinevaid variante, kuidas siin reageerida, aga oluline on see, et me ei hakka siin kuidagi vaidlustama arvamust, vaid pigem suuname last vaikselt omaette järele mõtlema. Ja õpetaja on ka see, kes arutelu lõpetab, sõnastab kokkuvõtte ja suunab sealt siis edasiste tegevuste juurde. Ja lõpetamise üks hästi oluline osa on ka õpilaste tunnustamine ja välja toomine, et mis praeguses arutelus läks väga hästi. Näiteks, et me kuulsime täna väga mitmesuguseid erinevaid arvamusi ja te väga kenasti kuulasite üksteist ära ja mõtlesite kaasa. Nüüd ohjata aitab ka üks hästi mõnus reegel, üks räägib korraga. Kui klass on juba vilunud arutleja, siis võib piisata sellest, et enne arutlema hakkamist tuletame meelde, et meil jätkuvalt kehtib reegel üks räägib korraga. Erinevates klassides võivad siin olla ka kasutusel eri abivahendid, näiteks käega märku andmine, et mina nüüd räägin, aga kasutatakse ka näiteks jutupalle või erinevaid mänguasju, mis siis klassis ringi liiguvad ja see, kelle käes see ese parasjagu on see, kes räägib ja teised kuulavad. Mida on veel oluline jälgida, on see, et kõik soovijad saavad sõna ja et kõlaksid erinevad arvamused. Ja üks hästi lihtne viis, kuidas seda saavutada, nii et kõik saavad kaasa arvata, on see, et kui keegi on oma arvamuse avaldanud, siis võid õpetajana paluda märku anda, kes veel samamoodi arvab.
kas siis lehvitab, tõuseb püsti või siis näiteks, kui te lõimite seda liikumisega, et siis õpilased seisavad klassiruumi erinevates osades, üks õpilane avaldab arvamust ja kes samamoodi arvavad, liiguvad siis talle lähemale. Ja erinevate arvamuste julgustamist saad sa siis teha niimoodi, et paludki just sõna võtta nüüd järgmisena õpilasel, kes arvab kuidagi teisiti. Ja alati tasub siis rõhutada seda, et erinevad arvamused on teretulnud. Et niimoodi siis tunnevad julgustust ka need, kes võib-olla muidu ei söanda oma arvamust välja öelda. Vahel võib olla aga niimoodi, et mõnel on kohe väga pikad ja väga põhjalikud arvamused, siis on aeg-ajalt ka okei, kui õpetaja ütleb, et sõnastab kokkuvõtvalt, mida parasjagu juba õpilase arvamusest on kuuldud, tänab ja annab sõnajärje järgmisele edasi. Ja mida me ise kui õpetajana võiksime tõesti meeles pidada, on see, et kõik arvamused on väärtuslikud ja me aktsepteerime arvamuse avaldamist kui sellist. Ehk siis me ei hakka siin ilmtingimata vaidlema. Nüüd järgmiseks teil ongi võimalik vaadata järgmist näitevideot, kus õpetaja klassiga tegutseb. Vaata seda videot ja mõtle, milliseid arutelu toetamise võtteid õpetaja siin selles episoodis kasutas. Mida oleks võinud õpetaja teisiti teha või näiteks mida sina ise ilmselt teeksid teisiti, kas sellepärast, et sul on teisiti omasem või sinu klassis töötaks teisiti paremini. Ja mõtle ka korra läbi see, et mida sina enda jaoks õppisid sellest videost, mis sa paned taskusse siit kaasa. Head vaatamist!